Venemaa valmistab praegu ette sõjalist provokatsiooni lääneriikide laevade vastu rahvusvahelistes vetes, millest teatas täna avalikult Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin. Putin ähvardas täna kohtumisel Vaikse ookeani laevastiku meremeestega ristlejal Varjag, et kui lääs jätkab Venemaa varilaevastiku tankerite kinnipidamist, hakkab Moskva samaga vastama. Ja mitte tingimata seal, kus nagu ta väljendus, röövitakse Vene laevu, vaid igas kohas, kus Venemaa ise vajalikuks peab. Ja siin läheb huvitavaks. Umbes samal ajal võtsid Ameerika Ühendriigid lihtsalt ja lammutasid metalliks 2 Venemaaga seotud kinnipeetud tankerilaeva. Rootsi otsustas lihtsalt anda kinnipeetud Vene tankerilaeva Ukrainale üle ja Euroopa Liit tervikuna otsustas hakata kinni pidama ebaseaduslikke varilaevastiku tankereid ja müüma nende pealt naftat. Nii et vaatame asja lähemalt. Vaatame, kes juba tegelikult hõivab teiste riikide laevu. Mis üldse juhtub, kui Vladimir Putin täidab oma ähvarduse? Kas seda käsitletakse kui piraatlust või kui tõelist agressiooni NATO vastu? Ja lisan kohe ühe väga kummalise asjaolu. Selliste Vladimir Putini ähvarduste taustal on inimõiguste kaitsjad juba nõudnud Ameerika Ühendriikidelt, et keelataks Türgil anda Ukrainale 1000 laskemoona, sest need tapavad Vene Ivane. No see on ju täielik absurd. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame neid teemasid, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Nii, täna ähvardas Vladimir Putin teist korda viimase kuu jooksul hõivata lääne laevu maailmameres. Edasi toon Vladimir Putini tsitaadi sõna-sõnalt. Me näeme, et mõnede riikide võimud püüavad rahvusvahelist mereõigust rikkudes liikumist piirata. Meie majandusoperaatorite laevade liikumist on rahumeelselt rõhutatud. Hiljuti tuldi mõttele meie laevad hõivata ja meie vara röövida ning maha müüa. Loomulikult pole see midagi muud kui piraatlus ja röövimine. Ja kui see praktikas ellu viiakse, oleme sunnitud vastama sama. Ja see ei pea tingimata toimuma samades vetes, me ei plaani siin oma laevadele rünnakut korraldada. Aga seal, kus me ise peame seda vajalikuks ja otstarbekaks, ükskõik millises kohas. Sealhulgas ka Vaikse ookeani piirkonna vastutusalas. Ja Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium, tema sõnul, on juba saanud vastava korralduse lihtsalt haarata lääne naftatankereid ja konteinerlaevu. Siin sekkus kohe ka Venemaa Föderatsiooni Vaikse ookeani laevastiku ülemjuhataja Viktor Liina ja ta tõi välja numbrid, justkui selleks, et näidata, et me kõik näeme ja võime üldse igal hetkel mõne lääneriigi laeva hõivata. Edasi juba Viktor Liina tsitaat. Teame marsruute, mida veetakse ja kelle laevad need on. Ainult Venemaa Föderatsiooni ainuvööndis Piki-Kuriili saari liikus 24 aprillist kuni 6 augustini 2026 aastal 1001 laeva. Neist ebasõbralike riikide lipu all sõitis 379 laeva, sealhulgas 273 kaubalaeva ja 71 tanker, sealhulgas 26 Suurbritannia ja USA laeva ning tervelt 9 Prantsusmaa laeva. Põhimõtteliselt Venemaa vihjab, et neil on valmis nimekiri sihtmärkidest ja kui te hakkate meie varilaevastiku survestama, siis me hakkame teie tankerid hõivama. Aga kus sellised avaldused tulevad? Kes üldse juba päriselt hõivab Venemaa varilaevastiku tankereid? Ja just siin läheb asi kõige huvitavamaks, sest praktika on juba välja kujunenud, kusjuures Atlandi mõlemal poolel erinevalt. Tuletan meelde, et juulis kiitis Euroopa Liit 21. sanktsioonipaketis heaks mehhanismi, mis võimaldab EL-i liikmesriikidel konfiskeerida ja müüa Venemaa naftat varilaevastiku laevadelt. See kehtib muide ka teravilja kohta. Kui seda veetakse ebaseadusliku laevaga, võib selle arestida ning pardal oleva kauba maha müüa ja selle pealt raha teenida. Aasta algusest on Euroopa Liit ja Ühendkuningriik juba kinni pidanud 5 tankerlaeva. 20. juulil peatati laev
South Star. Prantsusmaa pidas kinni tankerid Grinch, Dana ja Tagore, kuid mingil põhjusel lasi need hiljem lahti. Aga Ühendkuningriik hoiab laeva Smirtas, mille pardal on 100 000 tonni naftat alates 14. juunist kinni ega kiirusta seda vabastama. Ja siis on veel Rootsi, mis on täiesti eraldi lugu. Siin on tõesti huvitav pretsedent. Ja selle aasta märtsis pidas Rootsi kinni Läänemeres kaubalaeva Kaffa, mis Ukraina andmetel vedas vilja okupeeritud aladel. Ja nüüd, alles hiljuti, augustis, otsustas Rootsi ülemkohus anda see laev Ukrainale. See tähendab, et Euroopa Liidu riik mitte ainult ei peatanud Vene laeva, mitte ainult ei müünud sellelt kaupa, vaid andis selle ametlikult Ukraina poolel üle, kuid ilmselt kõige karmim lugu on täna Ameerika oma ja siin on Putinil kindlasti põhjust murelikult vaadata, nagu öeldakse, sest ta näeb seda, aga teha ei saa midagi. Ameerika Ühendriigid lihtsalt võtsid ja müüsid vanarauaks 2 Venemaa sanktsioonid all olevat tankerlaeva, mis algselt peeti kinni pärast operatsiooni Venezuelas selle aasta alguses. Üks neist tankerlaevadest on Era. Varem kandis see nime Marinera ja enne seda Bella 1. Seda tankerlaeva järitas Ameerika rannavalve mitu nädalat üle Atlandi ookeani ja lõpuks võttis selle jaanuaris Islandist lõuna pool kinni. Ja otsejälitamise ajal jõudis selle tankerlaeva meeskond laeva lipu ümber värvida Venemaa omaks ja laeva ümber nimetada, lootes, et ameeriklased ehmuvad, et oi, see on ju terve Vene tanker. Mis te teete? Jookseme siit minema, need on ju venelased. Aga ei, seda ei juhtunud. Nad värvisid ümber, vahetasid lipu, isegi jurisdiktsiooni jõudsid ümber kirjutada, tunnistasid, et kuulge, jah, see on meie Vene tanker, ärge puudutage. Aga ameeriklased võtsid selle ikkagi kinni. Ja Washingtoni andmetel veedas see tanker sanktsioonid all olevat naftat Venezuelast ja Iraanist. Teise tankeri Lileo, endise Galileo, peeti samuti Kariibi merel kinni jaanuaris. See oli juba otseselt Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide all. Lõpuks neid 2 Venemaa laeva ei toodud turule tagasi ega müüdud sellistena, vaid saadeti lammutamiseks India linna Alangi. See tähendab, et need hävitati sõna otseses mõttes füüsiliselt. Need saadeti vanametalliks. Need 2 laeva ostis Dubai ettevõte just nimelt utiliseerimiseks. See tähendab, et ta ei saa neid kuidagi teisiti kasutada. Siil on selgelt kirjas, et ta on kohustatud need utiliseerima. Ja pärast seda operatsiooni Venezuelas hõivasid ameeriklased kuni 10 naftatankerit. Nii et kui Euroopa Liit tegutseb kohtute kaudu ja konfiskeeritud nafta müügiga, siis USA lihtsalt lõikas tankerid vanametalliks. Ja see on palju karmim signaal kui Euroopa kohtuvaidlused laevade tagastamise üle, nagu teeb Prantsusmaa. Nüüd aga peamine küsimus. Mis siis saab, kui Vladimir Putin tõesti hakkab lääne laevu hõivama, nagu ta ütleb, ükskõik kus? Ja kuidas seda üldse kvalifitseeritakse? Ja siin on oluline mõista suurt, lihtsalt tohutut erinevust. Varilaevastiku laevade kinnipidamine sanktsioonide rikkumise eest on lääneriikide valitsuste loogika järgi õiguskohaldamine, mitte sõda. Nad tegutsevad oma kohtute kaudu, konfiskeerivad lasti, mõnikord lihtsalt lasevad selle laeva tagasi. Asi on selles, et lääs on juba ammu selgelt välja öelnud. Vene nafta vedamine on keelatud, aga kui keegi sellest aru ei saa ja kuulub Venemaa varilaevastikku, pole oluline, millise lipu all, millise jurisdiktsiooni all ja nii edasi. Kui on ilmselge, et tegemist on venelaste varilaevastiku tankeriga, siis me peatame selle rikkuja. Kauba konfiskeerime ja müüme maha, aga pole kindel, et laeva tagastame. See tähendab selget õiguslikku ja juriidilist alust. Formaalselt on EL-il kogu õiguslik alus sellisteks hõivamisteks olemas. Ükskõik kui palju Putin ka ei karjuks, et see on justkui rahvusvahelise mereõiguse rikkumine, ei riku keegi midagi. Tegelikult on rahvusvahelise mereõiguse järgi keelatud sõita ilma selge jurisdiktsioonita. Ja varilaevastiku kasutamine on sama õiguse järgi samuti keelatud. Aga kui Venemaa hakkab lääne laevu sõjalise jõuga hõivama ja veel ükskõik kus, kaasa arvatud Vaikse ookeani laevastikud tsoonis, nagu Putin ütles, siis seda nimetatakse tõenäoliselt piraatluseks. Nagu Putin ise juba nimetas, lääne tegevust piraatluseks.
ainult vastupidises suunas. Aga sellisele olukorrale reageeritakse tõenäoliselt mitte sõjalise vastusega NATO 5. artikli alusel, vaid uue sanktsioonide laine, diplomaatiliste protestide ja võib-olla ka oma laevade saatmisega NATO sõjalaevadega. Ehk siis sama õiguskaitsekeele kasutamisega, mis praegu läänes kehtib. Tõeliseks agressiooniks, just sõjaliseks agressiooniks NATO vastu juriidilises võttes, see muutub alles siis, kui venelased kasutavad jõudu mõne alliansi riigi sõjalaeva vastu, mitte tsiviillaeva vastu. Või kui NATO riikide kodanikud saavad surma mõne tankeri hõivamisel. Siis muutub retoorika järsult, piraatlusest saab rünnak. Aga seni on Vladimir Putin nii junge sellepärast, et ta teab väga hästi, et kõnnib küll noateral, kuid seni, kuni ta ei saa otsustavat vastust, isegi kui ta tõesti hõivab ühe tankeritest. Nii et praegu tundub see pigem järjekordse valju ähvardusena sisemisele metsistunud Vene publikule. Putin esines kenasti meremeeste ees ristlejal, pani selga sõjaväevormi, nii et see vaevalt on mingi reaalne plaan laevu üle maailma hõivata. Ei, see on järjekordne hooplemine. Aga kuna Ameerika Ühendriigid lõikavad praegu teiste tankeere vanametalliks, on Kremlil kindlasti millega oma paranoiat venelaste ees õigustada. Aga ma rõhutan veel kord, Vladimir Putin ähvardas täpselt samamoodi lääne laevu hõivata juba Venemaa mereväepäeval 26. juulil. Tuletan meelde, et pärast seda ähvardust lõikasid USA-d vanametalliks 2 Venemaa varilaevastiku tankerit. Ja pärast seda Putin jälle, mida ta teeb, ähvardab. Ja just selle taustal palub rahvusvaheline inimõiguste organisatsioon Human Rights Watch Ameerika võimudel mitte lubada Türgil anda Ukrainale uut relvapartii. Hiljuti sai teatavaks, et Ankara plaanib anda Ukraina relvajõududele 10 000 kobarrakette, raketimoona ja suurtükimürske, mis on aastakümneid Türgi ladudes hoitud. Inimõiguste kaitsjad juhtisid tähelepanu sellele, et need laskemoonad on just nimelt kobarlaskemoonad. Nende sõnul kujutab vananenud kobarlaskemoona sattumine konfliktitsooni tsiviilelanikele humanitaarrohtu, mille tagajärjed on traagilised. Kui need raketid endavad Venemaa pihta, siis ei juhtu midagi traagilist. Toetasite ju erioperatsiooni, mis siis probleem on? Aga miski ütleb mulle, et siin inimõiguste organisatsioon ei muretse mitte tsiviilelanike, vaid Vene Ivanite, okupantide pärast, kes tulid püha Ukraina maale. Seega vaatame, millega see lugu lõpeb, arvestades, et Putin räägib sellest, et hakkame lääne laevu hõivama. Kas Human Rights Watch ei näe selles humanitaarset ohtu? Äkki pööraksite sellele tähelepanu? Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.